Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Tänase pühapäeva teema on kirikukalendri järgi Jeesus õhutab usule. Ja loen siia juurde salmi Luuka evangeeliumi peatükist 13. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Jutluse aluseks on antud meile Markuse evangeeliumi 1. peatüki salmidest 29–39 järgmine lõik. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus ja otsekohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtutu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Tema aga ütles neile, läki mujale naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks ma olen tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. See on Jumala sõna. Kallid sõbrad, head vennad ja õed. Tuleb tunnistada, et me elame mingil kummalisel ajajärgul. Tohutu hulk linnu ja maailma piirkondasid on astunud koroonaviiruse leviku piiramiseks äärmuslikke samme. Seda on teinud ka kirikud üle maailma, nii nagu ka Eestis. Paljud inimesed kannavad maski ja teevad seda nii sise- kui välitingimustes. Silmast silma suured grupikohtumised, laagrid ja festivalid ning rahvarohked jumalateenistused on kolinud suuremas osas internetiteenuste väljadele. Kui 30 aastat tagasi reklaamis Eesti Vabariik end kui edukat internetiteenuste pakkujat tervele riigi elanikkonnale, siis nüüd peab seda ka avalikult tõestama igapäevaselt ja kodanikud peavad õppima uusi lahendusi kasutama nii kontakt- kui kaugõppes, kui ka kodutööd tehes eemal põhitöökohast niinimetatud kaugtööna. Just seda on vaja, et ohjeldada ülemaailmset pandeemiat nagu koroonaviirus. Kuid midagi, mida me peame meeles pidama, isegi kui iga kristlane peaks olema järgneva mitme kuu jooksul oma kodus karantiinis kõige halvemateski tingimustes, ei saa keegi panna karantiini või eneseisolatsiooni Jumala sõna. Eriti Jeesuse õpetatud evangeeliumi. See on pidurdamatu nakkus, mis ei tee haigeks, vaid parandab. See ei hävita, vaid muudab sind. See ei too surma, vaid annab elu. Ristiusu suur apostel Paulus sai sellest hästi aru, kui ta elu lõpul oli kinni vangikongis Roomas, kus viibis nõnda omamoodi lõplikus karantiinis, võiks öelda. Aga sõnum, mida Paulus kirjutas Timoteusele, oli seevastu lootusrikka sisuga. Tsiteerin. Olgu sul meeles Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist, kes põlvneb Taaveti soost,
See on evangeelium, mille pärast ma kannatan kurja ja olen koguni ahelates, nagu mõni Raimar. Kuid Jumala sõna ei ole ahelais. 2. Timoteuse 2. peatükk, salmid 7-9. Eriti meelde jääv ja mulle meeldib isiklikult viimane osa sellest öelduna, kuid Jumala sõna ei ole ahelais. Niisugune sõnum levis ja paljunes isegi siis, kui Paulus, näete, oli surmanuhtluse karantiini pandud. Samamoodi võime tunda endid sotsiaalsete distantseerumiste ja paljude kodude sulgemise ajal mõnevõrra karantiinis olevana. Jumala sõna, nagu ütlesin ja rõhutan veel, ei saa karantiini panna. Usun, et elame ajal, kus evangeelium võiks levida tegelikult palju kiiremini ja kaugemale kui kunagi varem. Tehnilised võimalused selleks on antud suurepärased. Selle pandeemiaga seotud asjaolud võivad tegelikult isegi kiirendada evangeeliumi rõõmusõnumi levikut. Võib julgesti öelda, et esimest korda pärast 11. septembrit 2001, see on siis kaksiktornide langemist Ameerikas, pöörduvad paljud inimesed Jumala poole niisuguse lähenemisega, küsides, kas nad on surma vastu piisavalt valmistunud ning tunnevad muret selle elu korraldamise ja muidugi ka teispoolse elu korraldamise suhtes. Olen ise jaganud evangeeliumi 38 aastat, alates aastast 1982, kuni tollane peapiiskop Edgar Hark mind Kihelkonna kirikusse praktikandiks määras. Nagu siis võõra võimu all elades, on nüüdki vaimse surve all väga oluline mõista ja tähtsustada evangeeliumi olulisust. Miks nimetasin jutluse alguses evangeeliumit pidurdamatuks nakkuseks? Aga seetõttu, et see levib kontaktist kontaktini ehk siis inimeselt inimesele. Igaühel meist on piisavalt palju kontakte. Kristliku koguduse vaimset tegevust võiks ka nimetada nakkusliku kuulutustöö tegemiseks viirusliku evangeeliumi kaudu. Kordan, see on nakkusliku kuulutustöö tegemine viirusliku evangeeliumi kaudu. Kas pole huvitav sõnastus? Varases kirikus ehk 1. sajandil meie aja järgi levis evangeelium Jeruusalemmast Rooma vähem kui 30 aastaga. Ja seda ilma lennukiteta, autodeta ja ilma veebirakenduseta, näiteks www.apostelpaulus.eu või midagi sellist, igasuguse sotsiaalvõrgustikuta. Meie tänase teksti salmid 35-37 aga kõnelevad meile, loen uuesti. Ja varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal. Ja Siimon ja ta kaaslased rottasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Tsitaadi lõpp. Jeesus leidis alati momendi, et otsustaval hetkel võtta aeg maha ja palvetamise jaoks lausa eemalduda teistest ehk siis peitu pugeda. Mõnes mõttes läks ta eneseisolatsiooni ehk karantiini, et ta saaks vestluses oma taevase isaga veeta aega silmast silma ehk palgest palgesse, enne kui hakata vaeva nägema evangeeliumi kuulutamisega. Niisiis, ettevalmistustöö oli väga oluline. Ja tsiteerin, ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime. Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sina tahad,
siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale. Ta sirutas oma käe välja, puudutades teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otsekohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. Need on salmid 39-42 Markuse evangeeliumi 1. peatükist. Kuulutustöö ei ole ainult Türgi sõja nalja moodi, kus nii kiire elu olevat olnud, et sõjamees ainult tulistada jõudis, aga püssi laadimiseks aega ei olnudki. Aga vaja on koguda püssirohtu ja ka relva õigel ajal laadida. Oleme lahingus nähtamatu, kuid väga ja sõna otseses mõttes meie vaenlase saatana ja tema teemonite armeega. Nad püüavad meid usinalt petta nii vähe kui võimalik, juhtida tähelepanu kõrvale, heidutada ja sosistada muidugi umbes, et sa ei saa niikuinii selle vastu, kui suured isandad on otsustanud teha just nii, nagu nad tahavad. Kui heidame pilgu sellele maailmale, näeme ju hõlpsalt, et pimeduse jõud on tõelised ja et saatan teeb kõik endast oleneva, et takistada meid Jeesust armastamast ja Jeesust teenimast. Ta teeb kõik, et sõna Jeesus ja see nimi oleks kadunud ja vihatud. Kirjas Peetrusele, 1. Peetruse kiri 5.8 ütleb piibel saatana kohta järgmist. Olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tsitaadi lõpp. Peetrus võrdleb saatana äkilist, otsustavat ja olemuslikku käitumist lõviga või murdkoeraga. Lõvi möirgamist on mõõdetud kuni 114 detsibelli suuruse ühikuga, mis on peaaegu sama vali kui reaktiivmootor. Möirgavat lõvi on näiteks kuulda hea ilmaga kuni 7 kilomeetri taha. Saatana möirgamine mõjutab meie alateadvust. Iga kord, kui kuuleme mõnest tagaotsitavast sarimõrvarist või abordiga tapetud lapsest või lapstööjõuga kauplemisest, naerab selle kõige taga teemon oma jubedat naeru. Kindlasti võib öelda, et saatan ja tema langenud inglite armee soovivad praegust pandeemiat enda huvides ära kasutada, et varastada, tappa või hävitada või teha kõiki korraga. Nad tahavad varastada inimeste rõõmu, tappa omavahelisi suhteid ja hävitada elusid. Kuid Jeesuse järgijatena oleme siin maailmas tema poolt volitatutena pakkuma ja tooma tervendust ja muutust nendele, keda teemonid ähvardavad ja laastavad. Armas sõber, sa ei pea kuulutama tugeva pasuna ja kõva möirgamisega enda ees. Kasuta aega ning poe aeg-ajalt peitu vaikseteks palveteks, kus teised ei tea sind otsida, ja seal sa kõneled palgest palgesse oma taevase isaga või silmast silma, kuidas väljendad. Ära jaga seda palvetamise salajast kohta kellegagi, ära anna seda aadressi kellegagi. See on sinu ja Jeesuse vaheline saladus. Valmistu vaikuses igaks järgmiseks võitluseks ja usu, saatan on sellise ettevalmistuse järel alanud võitluse vastu täiesti võimetu.
selleks tal napib jaksu. Sest siis sa võitled kui Jumala väega, kui tema kilbi ja tema mõõgaga. Selleks olgu sul jõudu Issandalt. Aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today we have the third Sunday after the Epiphania, January the 24th, 2021. I read first the theme for today's Sunday from Luke chapter 13, verse 29. People will come from east and west and north and south, and will take their places at the feast in the kingdom of God. And text for today's sermon is is from Gospel according St. Mark, chapter 1 and verses 29 through 39. As soon as they left the synagogue, they went with James and John to the home of Simon and Andrew. Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. So he went to her, took her hand, and helped her up. The fever left her, and she began to wait on them. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door. Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there too. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. This is a word of our Lord. Dear friends, admittedly, we are living in some strange, very strange time. A considerable number of cities and regions of the world have taken drastic steps to limit the coronavirus's spread. Many churches around the world have done the same. So the Evangelical Lutheran Church in Estonia as well. Many people wear masks
and do it indoors and outdoors. Face-to-face large group meetings and worship services and festivals and sermons have moved much of their service to the internet. As 30 years ago, the Republic of Estonia advertised itself as a successful internet service provider to the country's entire population. It must now be publicly proven, and citizens must learn to use a new solution. This is precisely what is needed to contain a global pandemic like the coronavirus. But something we need to keep in mind, even if every Christian should be quarantined in the worst conditions in their home for the next several months, no one can quarantine or isolate the Word of God, especially the gospel taught by Jesus. It is an unstoppable infection that does not make you sick, but cures. It does not destroy you, it transforms you. It does not bring death, but it gives life. The great Christian apostle Paul understood this very well. At the end of his life, he was imprisoned in Rome, where he was sort of in final quarantine. The message Paul wrote to Timothy, to his best friend, on the other hand, was very, very helpful indeed. I'm quoting. Remember Jesus Christ, who is raised from the dead, of the seed of David. This is the gospel by which I suffer evil, and am in chains like a wicked man. But the word of God is not in chains. 2 Timothy chapter 2, verses 7 through 9. I like the last sentence. But the word of God is not in chains. Such a message spread and multiplied even when Paul was in quarantine of the death penalty. Similarly, we may feel somewhat quarantined during social distances and the closure of many homes. But the word of God cannot be chained. I believe we live in a time when the gospel could spread faster and farther than even before. Circumstances related to this pandemic may accelerate the spread of the gospel message. It is safe to say that for the first time since 9/11, many people are turning to God. They worry about whether they are prepared for death and worry about this life and the life eternal. I have shared the gospel for over 38 years since 1982. As with living under the rule of others, under the Soviet element, it is imperative to understand the meaning of the gospel's word under spiritual pressure today. Why did I call the gospel an unstoppable infection at the beginning of the sermon? Because it spreads from contact to contact and from person to person. Each of us has enough connections. The Christian church's spiritual activity could be called like making a contagious preaching ministry through viral evangelism.
In the early church, in the first century, the gospel spread from Jerusalem in Rome in less than 30 years, without planes, cars, and without website like www.apostlepaul.eu or other modifications. Verses 35 through 37 out of text today tells us, I'm quoting, "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, 'Everyone is looking for you.'" End of quoting. Jesus always found a moment to hide, at the crucial moment, for a short prayer at least. In a sense, he went into self-isolation or quarantine so that he could spend time in conversation with his Heavenly Father, face to face, before bothering to spread the gospel. I'm quoting, "So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, 'If you are willing, you can make me clean.' Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. 'I'm willing,' he said, 'be clean.' Immediately leprosy left him, and he was cleansed." The preaching is not just a joke about the Turkish war, where life was so fast that a soldier could only shoot, but could not load a gun. It is necessary, definitely, to collect gunpowder and load the weapon, then shoot. We are in a battle with the invisible, but very literally our enemy Satan and his army of demons. They diligently try to deceive us, distract us, discourage, and whisper that you can't do anything anyway when the great masters have decided to do something in this world. When we look at this world, we can easily see that the forces of darkness are real, and that Satan is doing his best to prevent us from loving Jesus and serving him. In 1 Peter 5:8, the Bible says about Satan, quoting, "Be sober, your accuser, the devil, walks around like a roaring lion, looking for someone to swallow." End of quoting. The roaring of a lion is measured at 114 decibels, which is almost as loud as a jet engine. The roar of Satan affects our subconscious. Every time we hear about a wanted serial killer, or a child killed by abortion, or the trafficking of child labor, the demon behind it all laughs at their horrible laughter. I can guarantee that Satan and his fallen army of angels
wants to use the current pandemic to their advantage to steal, kill, and destroy. They want to steal people's joy, kill relationships, and destroy lives. But as followers of Jesus, we in this world are empowered by him to bring healing and change to those who are being devastated by demons. You don't have to proclaim with a loud trumpet and a deafening roar. Use the time and occasionally seek a place to hide for a silent prayer, which is known only for you, and place is only yours. There you will talk face to face with your Heavenly Father. Don't share this address with anyone else. It is a secret between you and Jesus. Prepare in silence for the next fight. And if you are prepared, I will assure you, Satan is powerless against this energy, because you are fighting in the power of God Almighty, the creator of all universe and heaven and earth and mankind. The God is your power. The God is your weapon. Be sure you will be on a winner's side. Amen.